Täna on 2. detsember, aga Tallinnas Mustamäel ja Haaberstis on ilutulestikku lastud juba nii mõnelgi õhtul. Ehk harjutamiseks või lihtsalt silmailuks. Me ei räägi täna pelgalt traditsiooniks saanud vaidlusest, kus koerad ja kassid ilutulestiku tõttu paanikasse lähevad, vaid toome siia juurde veel ühe tasandi. Loomaaia loomad. Sest tuleb välja, et ka kõige intelligentsemad ja arukamad loomad on sellest pidustuste ajast stressis. Kuidas proovib loomaaia personal oma asukaid aidata ja mida on uus aasta varasemalt endaga loomaaeda toonud? Selle uurime täna välja. Hetkel puuris on meie 2 tüdrukut šimpansid. Üks on Betty, ta on natuke vanem ja teine on Quincy, ta on natuke noorem, aga mõlemad on sellised täiskasvanud daamid. Need daamid on meie kõige suurem mure, kuna neil tekib stressiga seotud kusepõiepõletik. Üle 30 aasta loomaaias töötanud Imbi Daniel on tänaseks pensionil, kuid käib šimpansitel siiani külas ja tunneb nende pärast muret. Südamega võib olla mingid probleeme. Nad ei ole enam nii noored. Nad hakkavad tulistama juba mõnikord enne jõulusid veel. Ja Betile mõjub olla alati kõht lahti. Me hakkame nägema neid probleeme ja sümptomeid juba kusagil 10 päeva enne aastavahetust. No ja viimastel aastatel oleme andnud rohusteid. Kas tiiger kardab ka rohu võtmist? Kas tiiger süsti kardab? Tiiger süsti kardab ja kui ma näiteks tegin meie Danutale süsti, see käib muidu püssiga, tegime lendsüstlaga, siis täiesti järgmised 2 päevad ta vaatas mulle otsa sellise näoga ja ta täiesti, et suheldada väga ei viitsinud. Loomaaia naabriteks on Mustamäe ja Haabersti, kus kokku elab pea 120 000 inimest. Kui ilutulestikku laseks ka 1000, kõmataks pauke sealkandis 120 korral. Austraalia võttis 2025. aasta vastu suurejoonelise ilutulestikuga Sydney sadamas. Seda oli vaatama kogunenud üle 1 000 000 inimese. Show kestis lausa 12 minutit ja läks maksma umbes 6 miljonit eurot. Ja kohe on see aeg jälle käes. Poodidesse ilmuvad ilutulestiku müügiputkad ja kostuvad esimesed paugud majade vahel. Igal aastal sünnib uuesti ka arutelu, et kuidas säästa paukudest oma lemmiklooma. Ka loomaaia personal teab paukude tõttu valves olla. Kui me tuleme tööle, siis me näeme 1. jaanuaril, et kas loomad on väga väsinud, nad võib-olla täiesti ei taha suhelda, nad on väga mitmed loomad on täiesti hirmus või nad magavad päev otsa. Tallinna loomaaias elab pea 4500 looma, 350 liiki, kellest ligi 50 on looduses ohustatud. Loomaaia kollektsioonijuht Oleska Palo teab, et kõne võib tulla ka vigastatud sõralise, näiteks kaljukitse pärast. Lihtsalt vaatad kella ja mõtled, okei, sa lihtsalt ootad kõnet, et kohe telefon heliseb ja siis öeldakse, et kas meie mingi loom on kõige hullem stsenaarium, kas ta on surma saanud või kuule meil siin üks lonkab väga kõvasti. Kui talitaja helistab meile, et tulin hommikul tööle ja see loom on teist nägu, siis tegelikult me tuleme ja me peame selle reageerima. Aga tegelikult loomad ei räägi meiega, et nad ei saa ütelda, et ma olen hirmus, mul on valus. Nagu pealoomaarst mainis, siis šimpansitel on aastavahetuse paugutamise ja stressiga tekkinud näiteks põiepõletik. Kui te varasemalt olete andnud neid rahusteid, siis mis ajast see pihta on hakanud üldse? See ei ole nii, et 31. detsember ja nüüd annate ühe rohu? Loomarstina ma näen, et inimesed tegelikult tulevad selle peale, et minu koer, minu kass vajab täiesti midagi rahustamiseks. Ongi, ütleme, 31. detsembri õhtul, eks ole, siis inimesed jooksevad kliinikutesse ja loomaarstide juurde. See tõepoolest ei ole enam efektiivne, et me peame alustama kusagil 2-3 nädalat enne aastavahetust, et siis me saame täiesti sellel aktiivsel perioodil nende kesknärvisüsteemi kontrolli alla. Selleks, et šimpansitele üldse rohtu anda, peab loomaaed neid vitamiinidega ette treenima. Täna näeme, kuidas šimpansid Betty ja Quincy saavad lastele mõeldud vitamiine. Kõigepealt teeme nendest või tableti pulbriks, segame seda kas moosiga või meega ja anname lusikaga lihtsalt talle otseselt suhu.
Pärast pausi näeme, kuidas šimpansitele vitamiine antakse ning uurime, miks me inimestena ilutulestikust lahti ei suuda öelda. Loomaaia asukad on igal aastavahetusel kimpus paukudest tekkinud stressiga ja seetõttu on šimpansitel isegi rohusteid antud. Et šimpansid rohtu üldse võtaks, harjutatakse neid vitamiinidega. Talitajate tehtud koduse marjamoosiga läheb vitamiin meie sugulastele palju paremini peale. Esialgu tunneb huvi selle vastu ainult üks neist. Kus see paneb tantsu kõrval? Teine šimpans läks vitamiini võtmise asemel meie operaatoritele tantsu tegema. Kuid lõpuks tuli temagi oma doosi järele. Ega Peti, ega ta nii neid vabatahtlikult ei võta, aga Quincy nagu natukene lihtsamalt. Kas need on magusad, on need nagu marsimehe vitamiinid või mis on need meeldivad? Loomaarsti arsenal on alati väga lai, eks ole, et mul peavad olema erineva kujuga tablette, erineva maitsega tablette, sest kui teil on 2 šimpansit ja üks vajab konkreetset ravi, siis ainult ühele me ei saa tabletti anda. Tekib kadedus, miks tema sai ja mina ei ole saanud. Ja seega me peame välja mõtlema, et mida see teine saab ja jällegi šimpans on liiga tark ja intelligentne, nad hakkavad võrdlema looma vahel, oot, sul on kollane tablett ja mul on punane, miks nii on? Kui šimpansitele saab rahusteid anda, siis teistele loomadele naljalt mitte. Loomaaia kollektsioonijuht ei kujuta sellist rohu andmist kitsede ja sokkudega ettegi. Šimpans on üks indiviid, tal on oma doos ja see antakse, mis ta moosiga või mingisuguse magusa asjaga antakse ja siis see loom sööb selle ära. Aga meil on karjad, kus on mingi 15 looma, kus on 20 looma. Siis see on niiviisi, et ta ei võta lusikast ja kui paned, siis dominantne loom sööb selle rahust ära. Siis tema on ainuke, kes on sellel ajal rahulik. Sõralised on samuti, on olnud ju, et nad on jooksnud vastu aedikuid ja jalaluid murdnud. Ütleme, võtame selle täiskasvanu Siberi kaljukitse ja tema jaoks mingisugune luumurd või lahtine haav võib olla täitsa fataalne. Seega sõralised võivad paukudest niivõrd paanikasse sattuda, et saavad amokki joostes rängalt viga. Isegi kui on teada, et šimpansid saavad rahusteid, sõralised murravad luid, laseme me ikka aastast aastasse ilutulestikku. Mis paneb inimese looma nii käituma, oskab rääkida teadlane Marek Strandberg. Inimestel meeldib üksteist ehmatada, kusagilt välja tulla. Ja inimesed, nii nagu kõik esikloomad või primaadid, ahvid me oleme, meil on selline kollektiivne tung mingisuguse ootamatuse järele. Kuidas reageerivad nüüd sõralised paukudele, sähvatustele, ilutulestikule? See on põhimõtteliselt nagu näiteks kujutate ette, et te magate ja siis köögis kukub kapi pealt mingisugune asi, siis see käib peas siuke sähvatus, et ärkabki just selle peale, et analoog võib ette tuua nende puhul, et nende päev kulgeb monotoolselt ja siis käib suur siuke laks ära. Et siis põhimõtteliselt loom otsib endale mingisuguse koha, kus ta saaks varjuda. Ja siis ta võib majja sisse joosta või ta võib majast välja joosta. Näiteks ta jookseb majja sisse, leiab endale sobiva nurga ja see juhtub näiteks mingisugune dominantne loom, siis põhimõtteliselt tema võtab selle nurga endale ära ja teisi ei lase. Teistpidi me teame, et me oleme väga haritud, me teame kõik, mis seosed on. Me isegi oleme mõõtnud näiteks seda Hollandis, et kui ilutulestik käib, kui palju linnud on lennus ja see on talvel ja kui palju neist ära sureb lihtsalt selle tõttu, et neil saab energia otsa. Ilmselt see ökoloogiline kirjaoskamatus, mis meis ongi see, et me ei saa aru, et teised olendid on meie kõrval, keda meie selline massipsühhoosina harrastatav käitumine häirib. Miks šimpansid ärevaks muutuvad nende paukude peale? Äike on ju samamoodi olemas. Sellepärast, et kuidas neile seletada, et inimene on nii loll, et viskab raha õhku, laseb selle õhku ja nad ei saa sellest aru. Võiks ju parem neile annetada. Kuskil müriseb, aga see näiteks see front tuleb kuskilt. Siis loomal on nii palju aega, et ta saab selleks vaimselt valmistuda ja nii edasi. Muidugi ta reageerib siis, kui siin kuskil sähvatus käib ära ja siis käib suur pauk, siis nad jooksevad kõik laiali. See on niisugune looduslik asi. Aga see, mis meie korraldame, see on
kui kaua te mäletate, et sellist ilutulestiku teemat on? Oi, kogu aeg on olnud. Ma ei tea, väga ammu juba. Kogu teie staaži ajast võiks rääkida? Vist küll. Tuleb välja, et on loomi, kellel aastavahetuse eel rahusteid anda ei saagi. Aga ega pealoomaarst loomadele seda rohtu anda ei tahakski ning loodab tänavu ilma hakkama saada. Inimesele, tavainimesele võib-olla tundubki, et annad antidepressante, siis elu on kohe nagu palju parem ja miks mitte terve aasta jooksul anda loomadele antidepressante, et siis tõesti tunnevad ennast paremini, inimesed ju söövad neid. Kui me jaanuaris lõpetame antidepressantide ja rahustite andmist loomadele, siis me näeme tõesti, et nende võõrutusnähud on küllaltki tugevad, et loomad ei söö, nad tunnevad ennast halvasti. Kas meil on lootust, et ühel päeval inimesed siis peavad meeles, et ilutulestikuga loomade pärast ei peaks laskma? Mis te arvate, kas see päev koidab kunagi? Ei. See ilutulestik on üldse jube asi ja minu arust see tuleks üldse ära keelata. Tihti, kui inimestel on pidu, siis nad ei mõtle nagu selle peale. Aga kui näiteks kodus oma koduloom, kass, koer ja jälgida tema reaktsiooni sellele, kuidas see paugutamine käib ja siis, kui inimesed reaalselt vaatavad, siis nad nagu näevad seda ära, et see loomal ei ole. Loom ei teadvusta seda, et mis õues toimub meie teadvustamist. Me saame nii kaugele aru, aga loom ei saa nii. Me kollektiivselt oleme suutelised sattuma teatavasse sellise massipsühhoosi, kus iga ühe mõtlemisvõime ei tähenda enam midagi, et kollektiivselt tehakse midagi. No ilutulestikuga on mingi sama lugu. Aga mõnikord on nii jube, et täitsa nii nagu selline tunne, et nüüd hakkas küll sõda peale. Ongi see omapära, millega tuleb toime tulla vaid kultuuriga. Mõistmaks, et tõepoolest see, mida me korraldame iga-aastaselt, sageli, massiliselt on kedagi teist väga tõsiselt häiriv. Minu isiklik palve kõikidele vaatajatele, kõikidele Tallinna linna elanikutele, et aidake meile kaasa, et proovime täiesti teha detsembri lõppu ja aastavahetus rahulikumaks, et me saame vältida need kõrvalnähud. On ju veider mõelda, et loomade instinkt on põgeneda, aga meil inimestena teistmoodi instinkt. Seda pauku just teha või siis vähemalt vaadata ja imetleda. Sel aastal loodab loomaid ilma rahustiteta hakkama saada ning mis oleks veelgi parem, kui 1. jaanuari hommikul ei peaks ühtegi looma tohterdama.